Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba Sõna. Stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna tuleb juttu presidendi kampaania seisust, ühiskonna hanitamisest tuulikute teemal ning fosforiidi uuringutest. Evelin, kõigepealt ma räägin oma kogemusest, käisin Õllesummeril, kus oli hästi palju rahvast EKRE telgi all kuulamas, mida nad räägivad, ehk seal oli tõesti selgelt ülekaalus Tallinna inimesed. Siis me käisime koos Rakveres tänavakampaania käigus kogumas allkirju Mart Helme presidentuuri ja presidendi otsevalimise toetuseks. Mina räägin kõigepealt oma emotsiooni, et Tallinnas oli äärmiselt asjalikke inimesi. Muidugi seal oli ka suur valik, aga EKRE toetajad astusid pika sammuga ligi ja siis nad tahtsid teha Mart Helme papist kuju kõrval loomulikult pilti. Aga kuidas sul Rakveres tundus? Ja tere ka minu poolt ja tõesti on tore seda kampaaniat nii soojal ajal teha. Inimesed on rõõmsad, ei külmeta, nagu tavaliselt Riigikogu valimiste aegu oleme pidanud tundma, aga minule väga meeldis, ma ei ole ammu nii sõbralikku ja nii heatahtlikku publikut kohanud. Võib-olla on see ka Rakvere eripära, sest reitingute järgi toetab Lääne-Virumaal EKRE-t peaaegu iga neljas valija. Ja tegelikult rohkem, sest iga neljas. Ligi 25, seal 23 kanti. Ja need ligiastumised on tõesti hästi sõbralikud, hästi toredad, nagu vanad tuttavad. Nähtavasti on põhjus ka selles, et me oleme päris palju telgiga väljas käinud ja ega see Rakvere ja Lääne-Virumaa teab, mis suur ei ole, et lõpuks on sul kõik inimesed nägu ja nimepidi meeles, aga mis oli tore, väga paljud tahtsid kohe allkirja anda, et nemad toetavad nii Mart Helmet kui ka presidendi otsevalimisi. Aga mulle meeldis see, et oli palju pädevaid küsimusi, kes nagu küsisid lisa, et mis siis saab, kui valimiskokku läheb ja kuidas need allkirjad kokku tulevad. Siis me tegime selgitustööd. Esiteks on muidugi ka siin saates oluline ära seletada, et presidendi valimine ju ei ole meil mingil moel otsevalimine, et see juhtus seal 90-ndatel ja esimeste valimiste käigus oli selline õnn Eesti rahval olemas korraks. Ja pärast nad muutsid seadust ja sellepärast, et ei oleks presidendiks Arnold Rüütel. Ja siis oluline on see, et järgmises astmes ehk Riigikogus on vaja väga kõrget häälte hulka. Ligi 68. Ja, ehk siis seda on raske kokku saada ja see on üks põhjus, miks väga eriti palju ei julge nina välja pista sealt kübarast, kust neid presidendikandidaate tõmmatakse. Ja presidendi ülesseadmiseks või kandidaadi ülesseadmiseks peab juba olema 21 häält. Riigikogu liiget. Ja, Riigikogu liiget. Hiljem, kui ta ka läheb valimiskogusse, siis ka valimiskogus peab olema 21 häält, et üles seada presidendi kandidaat. Ja praegu on ju ainukene fraktsioon, kellel on 21 häält, on Reformierakond ja ma saan aru, et inimesed tegelikult vaatavad Reformierakonna suunas, et millal see kübarast see jänes välja tõmmatakse. Praegust käib üks suur ennustamine ja ma näen, et ajakirjandus naudib seda täiega, sest hetkel on ju hapukurgi hooaeg ja mitte milleskist ei ole ju ajakirjandusel eriti kirjutada. Jah, kohe räägime saate ühe teemana, mis jäi veel välja hüüdmata, et me räägime ka sellest ühest määrusest, mis väiketootjaid hakkab pitsitama. See on meie saate viimane teema. Aga et selles mõttes on üks kuum teema küll, et see väiketootjate ahistamine, selle suve ootamatu kuum teema, millega siis praegune koalitsioon jälle tuli talunikke ja
ja kasvuhoone pidajaid kiusama. Aga korraks veel presidendi valimiste juurde, et meie soov on Mart Helme üles panna valimiskogus, sest siis on meil olemas vähemalt 10+ Riigikogu liikme häält ja siis on võimalik saada kohalike omavalitsuste esindaja hääled, sest EKRE on päris paljudes kohtades võimukoalitsioonis, et see on meie plaan, et niimoodi Mart Helme üles seada valimiskogus. Tal on ka muide praegu uuringute järgi kõige suurem toetus, sest Karis loobus, tema ei lähe arvesse, üle 10% valijaid on juba Mart Helme selja taga. Ja no mida me veel tahame selle kampaaniaga saavutada? Me tahame propageerida otsevalimist, sest see lihtsalt on narr. Väga paljudele inimestele aru saadab, et see on narr, kuidas otsitakse maa alt ja maa pealt presidendikandidaati. Et see ei ole adekvaatne stiil, et anname Eesti inimesele võimaluse valida, ise otsustada. Ja käib ka selline mäng, et aeg-ajalt visatakse mingid nimed üles ja siis vaadatakse, et kuidas rahvas või meedia või avalikkus sellele reageerib. See on jälle selline mänguline moment, et öeldakse, et oi, et see on nii ja nimi, see on nii ja kandidaat, et seda ei oleks küll tohtinud nii varakult üles seada. Siis mõtled, et mis toimub, me ju valime või rahvas ootab Eestile head presidendikandidaati, miks käib selline mäng, et ei tohi varakult üles seada, peame hoidma saladuses ja mingi, ma ei tea, kas mingi päev enne. Siin läheb kõik kokku mustkunsti ja selle kübarast jänese välja tõmbamisega, et see näitab kogu protsessi ebaadekvaatsust, et loomulikult on see süsteem selline, et tugevad kandidaadid ei taha minna läbi kukkuma Riigikogusse, vaid siis eelistavad tugevamad kandidaadid, eelistavad valimiskogus ja see on ka üks keerutamine ja passianssi ladumine, et nii keeruline kui veel olla võib, selline tagatoa sahker-mahker, et halb hakkab ja selle tagajärjel on väga halbu presidente Eestile tulnud. On küll, jah. No võtame kas või Kersti Kaljulaid, see oli ju täielik jänes, mis tõmmati kübaratrikina pärast seda, kui oli täielikult läbi kukutud. Juba Riigikogus ju Reformierakond esitas 2 kandidaati valimiseks, et see näitaski juba see, et nad ei võtnud üldse tõsiselt. Ma ei tea, kus kohas see Kersti Kaljulaidi mõte üldse tekkis. Kuskilt tagatoast, milles oli ka Isamaa tagatuba, sest see vasakäärmuslane oli jällegi üks Isamaa lemmikkandidaat. Ta vist oli kunagi Isamaa liige ja sellepärast, et aga kas Isamaast siis on ju tulnud Marko Mihkelson, hüppas Reformi, lastepiltnik, vasakäärmuslane oma vaadetelt, Erik Ross tuli Isamaast, kliimaäärmuslane Yoko Alender, nad on kõik kliimaäärmuslased, nad on kõik vasakradikaalid, et ärge teeselge. Ja Isamaa on andnud kohutava koguse neid udujuhaneid välja. Parempoolsetest ujus sinna Siim Kiisler ja muud udud, kes nüüd räägivad, et pensionid tuleb indekseerimine iga hinna eest ära võtta ja et sest raha jääks rohkem rohepöördeks ja muudeks hullumeelsusteks. Ja ma tooks veel ka meie reitingute tabeli välja, et see on hästi huvitav, et nüüd hiljuti, 3. märtsil tehti, ei olegi nii väga hiljuti, et tehti ka mingi uuring, võib-olla on ka värskemaid uuringuid, aga kõik need nimed, keda on välja nimetatud, siis Jevsevijovid ja Ülle Madised on rahva toetus saanud, Ülle Madisel 4,2%, Jonatan Vsevjov 2,3%, et need rahva hulgas neil toetust ei ole praegustel nii-öelda kandidaatidel, keda siis on välja pakutud. Et Riho Ühtegi on just välja käidud ja ERR räägib temast pikemalt, kus vähemalt ütleb otse välja, et on maailmavaatelt konservatiiv ja vähemalt mõned inimesed ei peida enda vaateid ära, see on ka sümpaatne, sest näiteks Kaljulaid ajas sellist udu inimestele, et mäletad ka Tarand tahtisid rügida veel hiljuti presidendikandidaadiks, sest ilmselt tal oli liiga vähe pudeleid kogunenud tagatuppa, et otsustas kallima konjaki peale üle minna. Aga kui juba siis joodikute valimiseks läks, et äkki pakuks Juku-Kalle välja, sest siis ta eriti nägu ei näitagi, ainult siis, kui kainet päeva näeb. Aga ma mõtlen, et lollid naljad presidendi valimiste teema. Ma arvan, kui meedia ju annab meile eestkuju, aga ma arvan, et kui
antakse valida kahe joodiku vahel, kas Tarand või Juku-Kalle Raid. Ma millegipärast arvan, et rahvas valib Juku-Kalle. Et siis saab rohkem nalja või? No just tuleb nalja, ta on vähem. Evelin, jah, ma rohkem ei taha nalja teha, sest minu jaoks jällegi see presidendi staatus on tähtis. Aga noh, vägisi tuleb see huumori, iroonia, meeleolu peale, kui neid kübarast kistakse ja Tarand päriselt pakkus ennast jälle kandidaadiks. Ja muidugi, ta oli ka veel reitingute tabelis, aga minu meelest tal oli ainult 1% või. Ühesõnaga, hambateritajad saavad siin väga palju nalja, aga ma ütlen, et see süsteem ühtegi on kindlasti tubli kaitseväelane ja kõik, eru kaitseväelane, ja Ülle Madise on selline ettevaatlik argametnik, kes kunagi ei taha midagi sellist Reformierakonnale või mõnele peavoolu jontsule mitte meeldimist läbi teha, et ta peab turvaline valik olema, ehk ta ei tee oma tööd, võiks öelda. Et pugejolik ametnik, kes ei tee oma tööd, laseb kõigil halval sündida, on see koroonapiirangute ajal või muul ajal või põhiseaduse rikkumised suveräänsuse teemal, ta laseb kõigel juhtuda. Ja see on täielik ebaprofessionaalne suhtumine Ülle Madise poolt, kui ta räägib e-valimistest, et ametnik sellisel kõrgel tasemel ametnik peaks järgima seadustest, aga tema ütleb, et mulle meeldivad e-valimised, tere talv. See on siis tema arusaam põhiseadusest ja järelevalvest. Aga siis, kuhu ma tahtsin jõuda? Ma tahtsin jõuda sinna, et tegelikult oleks just oluline, et inimene on ennast erinevatel valimistel proovile pannud, sest siis mõõdetakse inimese toetust, populaarsust, nagu Mart Helme on ju juba EKRE-t vedanud aastaid ja aastaid, osalenud väga paljudel valimistel, olnud kõige vägevam EKRE häältevedur Pärnumaal, siiamaani kõige populaarsemaid kandidaate. See on see test, kus sa päriselt pead hääled ära tooma, aga need ametnikud nurga tagant, nad ei ole ennast testinud seal, nad ei ole testinud ja see teeb nende kandidatuuri juba problemaatiliseks ja sellepärast oleks suurepärane otsevalimine. Siis oleks niimoodi, et peaks 2 vooru isegi tegema, et esimesel voorul selgub 2 tugevamat ja siis nad omavahel konkureerivad siis uhkes lõppfinaalis, aga lõppude lõpuks andke Eesti inimesele rohkem võimalusi üldse oma häält teha. Andke võimalus referendumiteks, andke võimalus presidendivalimisteks. Ja rahvas on tänulik selle eest, et seda nimetatakse demokraatiaks, mitte tagatoa sahkermahkeriks. Ja, et ma nüüd leidsin lõpuks üles ka selle värskema uuringu, kus siis on välja toodud presidendi kandidaatide pingerida, et Mart Helmel on tõesti 10% avaliku arvamuse küsitluse järgi toetust, Kersti Kaljulaid 5,1, Jüri Ratas 3,5, muide Jüri Ratase nimi käis ka ju Isamaa poolt läbi, mis Keskerakonna poolt, ma ei mäleta. Kuule, kui juba Jüri Ratas äkki nad valiks Erki Savisaare, siis et Isamaa on niikuinii täiesti Keskerakonnastunud partei juba. Ja muide, siin on Ülle Madise toetus ainult 3,3% ja Sevjovi nimi käis läbi on 2,8%, Jüri Luige nimi on käinud läbi on 2,7%. Minul on ettepanek, leidke ikka veel keegi, veel tundmatum, kellest keegi mitte midagi ei tea, siis on veel huvitavam. Jälle läks irooniaks, aga Evelin, tõmbame teema kokku, et ma ütlen, et EKRE telkide all käib praegu päris aktiivne allkirjade kogumine ja nagu ma rõhutasin, et me ühtlasi kogume Mart Helme kandidatuurile toetust, aga ka ühtlasi presidendi otsevalimistel, et kunagi võiks see ikkagi teoks saada ja pange tähele, Soomes on see edukalt toimunud, Soomes valitakse presidenti eraldi ja mis siis sellest halvemaks on läinud, ikkagi rahva tahe saab välja tulla. Ja kui te teate kindlasti, et ei satu linna, olete Penra maa peal või rannas, siis rahvatahe.ee on võimalik allkirja anda ka üle interneti. Ja, levitage seda infot ka sõpradele oma sotsiaalmeedias, see ongi teie abiga presidendi otsevalimistele ja EKRE-le ja Mart Helmele ja üldse vabadust armastavatele inimestele. Aga aitäh, Evelin, me läheme kohe stuudio pausile ja tuleme tagasi juba tuulikute teemaga. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee.
oleme pausilt tagasi ja räägime uutest arengutest tuuliku uuringute osas. Ja üllatus, Postimees, mis on juba viimased aastad ilmutanud paremuse poole minekut oma adekvaatsemate, selgemate, ratsionaalsemate tekstide osas, on avaldanud 2 korralikku artiklit, millest üks on Marko Kaasiku artikkel, kes on tegelikult ise kliimafanaatik, paniköör, et räägib, et kliima ikka soojeneb, aga samal ajal ta ütleb, et enne kui uuringu tulemused, enne kui nende kõrgete tuulikute uuringute tulemused ei ole käes, ei tohiks üle 150 meetriseid tuulikuid üldse püstitada. See on mõningane üllatus, eks ole? Ja tõepoolest Postimees on juba nii loetavaks muutunud, et ma isegi olen muutnud eelistust, et tavaliselt kui ma loen läbi uued uudised, vaatan järel ka, mida Postimees kirjutab, et on väike selline pingerida, et läheb siis tükk tühja maad, vaatan, mida R räägib ja siis edasi. Aga tõesti, Postimees on võtnud eesmärgiks avaldada erinevate teadlaste arvamusi, toonud välja nii uurijate, linnuteadlaste arvamusi ja ka tõesti see kaasprofessor Marko Kaasik on väga häid tähelepanekuid teinud, et meile öeldakse, et usaldage teadust, kuulake, mida teadlased räägivad ja siin need teadlased nüüd ongi rääkimas, et need hiiglaslikud maismaatuulikud, mida siis meile siin igale poole planeeritakse, neid ei ole piisavalt uuritud ja praeguse olukorras tuleks ettevaatusest lähtudes peatada üle 150 meetri tuulikute projektid ja pigem viia need mere peale. Ja ma toon kas näite, et näiteks Vinni valla üldplaneeringus on pandud kirja 2 kriteeriumit. Et üldplaneering on siis kehtestatud tuulikutele, mis on üle 30 meetri kõrgused ja kaugus on pandud siis 1 kilomeeter. Aga kui me nüüd mõtleme, et kui on lähtutud miinimumist, siis 300 meetri kõrguste tuulikute puhul peaks juba ka kaugust korrutama 10-ga. Et esimene tuulik võiks elamust olla 10 kilomeetri kaugusel ja seda enam, et ka võtleme, Rootsi teadlased on ju ka välja toonud, et need suured tuulikud tekitavad infraheli niisuguses mahus ja niisuguses tugevuses, mis on inimese tervisele ohtlik või kahjulik või tekitab igasugused haiguslikke sümptomeid. Kohe ära ei sure, aga vaevled ja piinled. Jah, et piinamine enne surma ka veel. Aga siis tahaks rõhutada, et Marko Kaasik, kes ise on kliimausku, kinnitab, et uuringud ei ole adekvaatsed. See on oluline, et need mürauuringud ei ole tõsiselt võetavad, puuduvad kriteeriumid. Ehk see, millest me oleme kogu aeg rääkinud, sai kinnitust, võiks öelda, et vastasleerist ja see on oluline kinnitus, millega saavad tuuliku kriitilised inimesed oma argumente täiendada. Ja kusjuures tegelikult algasid ju need kaebused elanikkonnast, et inimesed, kes jäid Sopi-Tootsi tuulepargi mõjualasse, kusjuures seal ongi hästi kõrged, seal on 240 või 270 tuulikud ja sealt tulid esimesed kaebused, sest ega me ei ole ju väga palju kuulnud nende madalate tuulikute puhul. Mina olen isegi Virtsust kuulnud kaebusi, aga sinna tuleks lähemalt uurima minna ja olen kuulnud kaebusi ka Purtsest. Ehk siis, aga nüüd need kaebused Sopi-Tootsiga seoses on kõige teravamad ja kõige värskemalt ja selgemalt välja öeldud. Nüüd korraks... Ja muide ma tooks ka, et tõesti seal Tüükri tuulepargi lähedal üks inimene ütles, et seal piirkonnas need talus elanud naisterahvad surid vähki. Võib-olla oli sealt
muud toimed, aga et huvitav. Neil oli tähelepanek, et kuidagi väga kiiresti. Et liiga palju ja ühes kohas. Aga niimoodi uuritaksegi, et kõigepealt on tähelepanek ja siis minnakse uurima. Neid ei huvita miski, nad ei uuri selliseid asju, sest seda pole ametliku teaduse järgi ju või sellise korrumpeerunud teaduse järgi olemas. Ja mida veel kaasprofessor Marko Kaasik välja tõi, tema on siis kliimauuringute, Tartu Ülikooli kliimauuringute keskuse kaasprofessor, et praeguseid uuringuid ju rahastavad arendajad ise, et tegelikult peaks riik sellega tegelema ja ega siis arendajad ju ei taha kahjulikke mõjusid avalikustada ja ka müra mõju ei taha avalikustada, et ka Postimehe artikkel, mis on siis Ülle Harju sulest tulnud, et käsitlebki seda teemat, et kuidas varjatakse ja küsimus on, kui midagi ei ole varjata, miks siis varjatakse ja kui varjatakse, järelikult on mida varjata. No nüüd teine artikkel ehk Ülle Harju kirjutatud tuulikulahingud, kus ta tsiteerib linnuteadlast, mille pealkirjas on siis, et tuulikud tuleks ehitada linnade külje alla või merre, mitte metsa. Ja siis linnustiku uuring, mis on tehtud, see on paraku tehtud pärast nende alade algatamist, ütleb, et praktiliselt kusagile ei või maismaale teha, et linnud on kohe löögi all. Juba on leitud 12 kotkast, kes tuugeni labadesse on surnuks lennanud ennast, ja nüüd ütlesid, et maismaal on üldse alla 250 ruutkilomeetri alasid, kus tuulepargid linde ei häiriks. See on ju väike tükk, et praktiliselt kogu maismaa on linnustiku osas häiritud. Ja päris huvitavaid ja lausa nagu koomilisi tähelepanekuid on selles samas Ülle Harju artiklis toodud. Ma arvan, see on juba ka omaette folklooriks läinud, kuidas Maaülikooli doktorantuuris õppiv Kristiina Nauts esines siis avaldusega, et kui tuulik tuleb, tähendab, kui vastupidi, kui nahkhiir tuleb, siis pannakse tuulik seisma. Ja see tekitas siis kohalolijate hulgas suure naerupahvaku, sest kui tuuliku laba tipukiirus on 300 kilomeetrit tunnis, no ma ei tea, kes seal neid köitega neid tuulikuid kinni paneb, kui Evelin, siis tuleb. Laseme ühe nahkhiire lahti ja kogu tuulepark seisab, ehk siis nahkhiired päästavad Eesti. No loodame, aga mis veel, et leiti ka selline tähelepanek, et ei pea muretsema, et linnud läheks tuulikute juurde. Linnud ei lähe tuulikute juurde, kuna seal pole putukaid, et kogu mullastiku elu on tuulikute häiritud ja on häiritud ja tihtipeale toimub ka nii-öelda ala kuivamine, sest sõna otseses mõttes ventilaatorid töötavad kogu aeg ja nad rikuvad kohalikku kliimat pilvede mõttes ja niiskuse regulatsiooni ja õhuvoogude ja näiteks muutub piirkond kuivemaks või kuidas kusagil, et minu andmetel on tavaliselt see kuivenemise suunas aga igal juhul kohalikku sellist klimaatikat ta mõjutab. Ja ka ütleme õhukühtide segunemine toimub, et mis kõik nagu mõjutavad loodust palju rohkem kui ma ei tea ja veel üks asi lihtsalt tuli meelde, millest ei räägita, et need tohutud ventilaatorid 300 meetri kõrgused, mis pidevalt liigutavad, eriti Põhja-Eestis, nad tekitavad väikeseid mõrasid maapinda ja siin Põhja-Eestis on väga palju radooni ohtlikke alasid, et see aitab ka radoonil maapinnast kergemini väljuda ja sellest on väga vähe räägitud ja selle peale ei taheta mitte tullagi. Aga nüüd veel sellest, et lindude osas on üks väga oluline moment. Ma rääkisin ühe ornitoloogiga, kes tegeles Paldiskis kandis tuulikute ümbruse uurimisega. Ta ütles seda, et tegelikult on nii, et kui see linnukorjus kukub alla, siis tavaliselt ammu enne kui uurijad on kohal, on rebased ja teised väikekiskjad selle töö ära teinud ja need uuringud on ebaadekvaatsed, sest kumb jõuab siis enne võpsikusse, kus on alla kukkunud kotkas, kas rebane, ilves või uurijaks. Ja vaata, mis tekitab ka ametkondade vastu usaldamatust, et kuigi keskkonnainfo on Haarhusi konventsiooni järgi avalik info, sai siis Postimees uuringu andmete lindude ja kotkaste hukkumise kohta
võtta tuulepargis kätte alles pärast Andmekaitse Inspektsiooni pöördumist, et nad varjavad ja kui ka andmeid välja antakse, siis olulised kohad kaetakse musta kastiga, ehk siis me ei saa usaldada tõesti enam ametkondi, Terviseametit, kui me lugesime ka Terviseameti käitumist, me ei saa usaldada ka Keskkonnaametit, kes ütleb, et kohalike kogukondade vastupanu tuleb murda, et tegelikult siin on tegelikult režiimirünnak õigluse ja õiguse vastu ja nagu me näeme, et nagu koroonakriisi osas, et ainult sunniti ja väänati käsid tagantjärgele tuli välja, kuidas nad sigatsesid ja lamendasid ja sundisid ja lasid inimesi töölt lahti, tagantjärgi saavad kaitseväelased õiguse, politseiametnikud õiguse nende ebaseadusliku lahtilaskmise osas. Aga see on kõik tagantjärele ja tuulikutega sama lugu, et uuringud alles tulevad, aga nemad juba ehitavad. Eks? No mitte ainult kas või seegi, et nad ei uuri, kas see sama teema, teadlased ei uurigi tegelikult tuulikute infraheli mõju inimestele, vaid vaatavad mingid meediakirjandusest loevad mingeid mõjusid ja pluss veel see, et need mõjud on väikeste 150 meetri kõrguste tuulikute kohta, sest maismaale ja inimasustusele nii lähedale ei ole varem nii kõrgeid tuulikuid tehtud. Ja Marko Kuusik ütles väga õigesti, et Hiinas, kus on need suured tuulikud tehtud ja paljud tuulikudetailidki tulevad Hiinast nende 300 meetriste tuulikute osas, seal on totalitaristlik režiim, ta varjab tervisemõjusid, me ei saa neid usaldada. Me peame enda uuringud ise tegema ja ausad uuringud. No loomulikult nad ei ole huvitatud, et nende kaubal, mis nii hästi igal pool Euroopas müüb, mingid kahjulikke mõjusid oleks. Muide, tuli ju välja, et ka seal keelatud asbest on seal tuulikute detailid. Ja asbest, aga mikroplast, mida lendab terve loodus täis, üks laba võib kilogramme mikroplaste eraldada ja see on Euroopa Liidus üheks kõige hullemaks mürgiks kuulutatud. Siis täiesti pöörane, kuidas nüüd äkki looduskaitse ei kehti millelegi, et see imbub kõik loomadesse, taimedesse, igale poole. See on nagu väga mafjalik tegevus. Paraku küll, aga läheme pärast reklaamipausi juba fosforiidi uuringute juurde. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed räägivad poliitikast igal nädalal. Aga Evelin, täpsusta pisut fosforiidi uuringute kohta, sest sina käisid Sõmeru vallamajas kuulamas geoloogide ülevaadet. Mis seisus siis praegu on asjad? Ja, et 30. juunil toimus siis Sõmeru keskuse hoones Eesti Geoloogia Instituudi tutvustus, fosforiidi uuringute tutvustus ja kohal oli väga suur hulk teadlasi, kes siis ütlesid seda, mida me juba 30 aastat teame, et fosforiidi kaevandamine ei ole majanduslikult tasuv. Ja seda me teadsime juba 1994. aastal välja antud Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt tehtud ülevaatest ja see uuring läks maksma üle 5 miljoni euro. Ja siis, kui ma küsisin ka, et kas siis saadi midagi uut teada ja ega siis ei saadudki. Öeldi, et varem oli siis see uuring, ma ei tea, väikestes kogustes, et nemad tegid siis suuremates kogustes neid läbi viidud meetodeid ja ütlesid, et kaod on veel suuremad ja jõuti siis järeldusele, et projekti käivitamine nõuaks umbes 1,1 miljardi euro suurust investeeringut, kuid ja kõige optimistlikumad stsenaariumi korral jääks tulemus umbes 600 miljoni euroga miinusesse. Mis tähendab, kusjuures tuli selline mõte välja, et umbes, et saaks kaevata küll, kui saaks iga aasta riigilt 100 miljonit toetust. Aga õnneks meil on roheraha otsas ja praegu seda uuringut või seda tegevust ei hakata. Mis on muidugi
mis on muidugi hästi kergendav uudis, sest me oleme harjunud sellega, et viimasel ajal tehakse täiesti jaburaid projekte, mis ei tasu ära, võtame kas või tuulikud või Rail Baltic, et lihtsalt tehakse rahapesu pärast, kas see uuring, et see maksis 5 miljonit. Ja mida siis teada saadi, mitte midagi paremat ja väga, mida veel võiks öelda, ma lootsin, et et tuleb detailsemalt või ollakse millegi uue jälil ka, mitte midagi uut ei avastatud ja üks naisterahvas seal kirjeldas vana meetodid, ise seal kiljus kõrvalt, oi see on nii põnev, et muidugi on teadlasele põnev. Ei see väävelappe meetod ja soolhappe meetod, seda ju teati juba aastakümneid tagasi. Ehk siis need on need meetodid, millega kätte saada seda ainet väävelappega või fosforappega? Väävelappega või soolhappega, et ühel puhul tekib siis hästi palju seda fosfokipsi, millest ei saada enam ka neid haruldasi muldmetalle kätte ja muide, see oli ka jälle üks avastus, meile ju kogu aeg räägiti, et oi, et kõige väärtuslikum osa on ju veel seal see haruldaste muldmetallide osa, siis selgus, et selles toormes on imeväike kogus ja need kaod on nii suured, et selle kätte saamine on täiesti mõttetu. See meenutab Sillamäe uraanilugu, et Stalini aegses Nõukogude Liidus taheti tuumapommi teha ja hakati seal kaevama ja tegutsema ja maagikombinaati ehitama, aga siis avastati Tšehhist väga tugeva uraanisisaldusega maak ja siis ehitati Sillamäel ainult seda haruldaste metallide vabrikut edasi. Ja me mäletame ka seda olukorda, kui Maardus oli selle püriidi põlemine, mäletada, need rebasesabad olid õhus, et need olid kohutavad loodus nagu keskkonda mõjutavad tegevused, kui püriit puutub kokku hapnikuga, siis muutub see kaevandusvesi happeliseks, hakkavad leostuma välja raskemetallid, mis siis akumuleeruvad erinevates mikroorganismides ja muide, seal oli üks teadlane siis välja toonud sellise skeemi, kuidas seda püriiti tuleb ladustada, sest see on ka ju see kiht, mis on fosforiidi peal, et see tuleb ju panna nii, et õhuga kokku ei puutu, et sellised meeletult suured, et 20 meetrit ja siis jälle mingi lubjakivi kiht vahel ja jälle siis seesama püriidi kiht, selline, ma ei tea, ligi mitusada hektarit suur ladustusala. Ja et ma küsisin, et kas te olete nagu välja töötanud ka selle meetodi, et juhul kui teie skeem ei tööta, et ikkagi tekib see kokkupuude hapnikuga. Jälle vastus selline, et see on juba nende, et teostajate, inseneride probleem, et mõeldakse midagi välja, paberi peal toimib, kas ta tegelikult ka toimib, milline looduskatastroof sellele järgib, et igal pool ma näen, et see uuring on väga pealiskaudne, ei ole mindud, 5 miljoni eest oleks ma tahtnud, et oleks mindud kaugemale. Ma tahaksin lõpetuseks seda küsida, et kas on kindel, et see asi seisma jääb või võidakse mingitel asjaoludel tagasi pöörduda, siis kui maailmaturu hinnad lähevad teistsuguseks või millal? Praeguse seisuga tundus, et on üsna kindel, ka inimesed koha pealt tahtsid sama asja teada, et ma arvan, et kui leitakse iga aasta 100 miljonit sinna peale maksmiseks, et siis võidakse hakata ju ka kaevandama, et meil tehakse igasuguseid jaburusi tehakse. Jaa, no aga hoiame siis sellel teemal pilgu peal, Evelin, ja pärast väikest pausi võtame viimase teema ehk see, kuidas väiketootjaid kiusatakse suure innukusega. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, täna räägivad Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed. Ja Evelin, kas sind üllatas see, et mindi kallale siis Euroopa Liidu toiduhügieeni raamistiku sildi all, et kus siis liikmesriikidelt nõutakse väikestes kogustes
ma loen keerulist sõna, esmatoodete otsetarnele riigisiseseid reegleid. Ja siis samas tunnistatakse, et see ei ole Euroopa Liidu õigus, mis täpselt ütleb ette, nii nagu siis selles Terrase ehk põllumajandusministeeriumi määruses oli, et peab kohe ette kandma Registrite Ametile siis, kui on vähemalt 0,5 hektarit, kus sa aedvilju kasvatad või katmikalapiir 100 ruutmeetrit ja siis 3000 kilogrammi, sellel puhul pead sa minema kohe ette kandma. Ei, tegelikult seal oli 3000 kilogrammi küll, et kusjuures tegu oli ju mitteloomsete saadustega ehk siis aiapidajad, ma ei tea, kus kohast on võetud need numbrid, et väiketootja on just see, kes toodab seal kuskil 0,5 hektaril, et kuidas see on see väikepidaja, et võib-olla sul ikaldub saak ja ei tulegi sul see aasta mitte midagi, aga see tegelikult allkirjastati juba aasta tagasi ja kehtima pidigi hakkama justkui sellel aastal ja 1. juunist ja inimesed juba naeravad, et nõukogude aeg tuleb tagasi, et ametnikud hakkavad sul siis põllu peal käima ja mõõtma, kas sul on seal hektar või alla hektari seda aiamaad, et mis siis on ja kõige veidram on see, et tegelikult ta ju on ka ju põhiseadusega vastuolus, et mis lubab ettevõtlusvabadust, et riik võib seda siis piirata avalikes huvides või vajalikus ulatuses või proportsionaalselt, aga nüüd tuleb mingi euroregulatsioon, mis hakkab inimestel siis oma põllumaalt ülejäävat toitu turustada, et ikkagi kuidagi niisugune nõukogude võimu lõhn on jälle asjal juures, et kunagi oligi niimoodi, et kolhoosnikutel ja teistel elanikel võis olla isiklik maatükk suuruses 0,15 kuni 0,6 hektarit. No see oli üsna range kord ja käidi nuhkimas ja uurimas, et ega sul rohkem maad ei ole. Et kolhoosnikutel oli siis 0,5 kuni 0,6 õueaiamaa, kui sa võid kolhoosi liige olema, aga siis meil näiteks oli lihtsalt talumaja maal ja seal ma ei tea, kas oli siis 0,5, aga inimesed muretsesid selle pärast, et äkki tuleb mingi kuri ametnik ja paljastab nad ja siis mulle tänaval kampaaniat tehes rääkis ka üks proua, et ta mägetab lapsena nii hästi, kuidas ta viidi kõrvalruumi, kui tulid kontrolöörid, et mitu siga ja lehma sul majas on, et lapsed ei räägiks ära, et tegelikult on üks põssa veel. Ei, aga tegelikult ei ole ju enam vaja ka ametnikke, meil on ju kõige parem kontroll ja naabrivalve. Ja mäletad, alles siin mõni kuu tagasi oli ju lausa kampaania, et teatas salaseast, et kui keegi siis salaja siga pidas, et andke üles. Aga salaporgand? Salaporgandi saab nüüd üles anda, salakartuli ja kõik, mis sul aiast salaja marjad ka tulevad, et mina ei tea, näiteks üks aasta tuleb sul natuke rohkem marju selle hektari pealt ja teine aasta tuleb vähem. Kohe näha, et täiesti manduva majandusega Euroliit, kus kõik kidub, eks ole, kus autotööstused kiduvad, kus põllumajanduses lastakse Ladina-Ameerikal turg üle võtta ja nii edasi. Nad leidsid nüüd peaprobleemi jälle üles. Lähme nüüd selle väike aiapidaja juurde, kellel on 0,5 hektarit, uurime järele, mida ta seal teeb, väga ohtlik, eks ole. Mõõdame üle, ega siis sealt võib ju ka mõni hektar näiteks vähem või rohkem olla, aga tuleta meelde. Kaalikas on kõige ohtlikum toode üldse. Ja mõtle veel, et alles, kas oli mitte eelmine aasta, kui mindi marjakorjajatele kallale, et umbes, et kes tulevad jõhvikaämbritega metsast välja, et kas teil on maksud makstud või? Millega tegeled? Kõige suuremad riiklikud probleemid, homoparaadi korraldamine ja kräunumine mingite mitte olemasolevate sugude ja transinimeste teemal, üleriiklik tegevuskava pederastia propageerimiseks politseis mujal, et siis vähemuste kaitse sildi all absurdistaan, eks ole. Ja nüüd minnakse väiketalunike kallale. Nõukogude võim tuleb tagasi, Evelin. See kõik on tuttav. Paraku noor põlvkond lihtsalt ei
tea, mis asi see Nõukogude võim oli, ta ei tunne ära, ta arvab, et selline kägistamine on normaalne. No eks see ongi see mõte, et vihastame inimesed maal välja, et nad midagi teeks, oleks riigis sõltuvuses või veel parem koliks ära sinna 5 minuti linna. Et teeme 15 minuti linna asemel 5 minuti linna, eks ole. 15 minuti linna. Aga siis ju aitaks väike põllulapp ikkagi ellu jääda. Aga ja pealegi mis linna me maal ikka teeme, aga igal juhul on see ogar ja praegu on isegi see Jorge Daniel Terras sattunud ärevusse, et ta tahab määrust ümber teha mingil määral, aga pane tähele, Läänemets, eks ole, sotside pealikuna ja Hartman, need kõik hakkasid särki rebima ja kaitsma ja et on ikka vaja väga ohtlikuid kaalikaid uurida, äkki nad mürgitavad inimest, eks ole, et toiduohutus on kõige tähtsam ikka ja sama rääkis Jürgen Ligi, et kas te siis ei taha, et toiduohutus oleks tagatud. Kuule, kaalikad, millal te viimati kuulsite kaalika porgandi mürgitusi? Ja pigem mürgitavad just suurtootjad, kus on suurtootmine, suured väetised, kes see hakkab oma aeda seal väetama ja mürgitama, sa ju elad seal keskkonnas, et kõik on ju mõistuse piirides, seda enam, et meil on ju nii karmid nõuded, et meil osa mürke, mis on mujal riikides on maasikatele pritsimiseks lubatud, Eestis on keelatud. No proovime jällegi opositsioonis kõva häält teha, kuigi praegu on suvevaheaeg, et päästa meie väike tootjaid, meie mõistlikke inimesi, kes porgandeid, kaalikaid, kapsaid ja herneid kasvatavad. Ja ainult lisan seda, et vahepeal ju läks sõda lahti ka nende suhtes, kes siis panid sildi maasikas või hernes maantee äärde välja. No kujuta ette, milline hädaoht. Jah, et maal sõidad, vaatad värske kartul ja ongi, nüüd ei tohi, pead Maanteeametiga kooskõlastama, aga huvitav, kes kooskõlastab need vilkuvad suured LED-ekraanid linnades, mis on nagu üksteise otsas ja maal tuleb viimane elutegevus ära kaotada ja rohepöördega kägistada veel kõik ja bürokraatiaga ära kägistada, nii et siin ühtegi elu ei jääks, et see on vana trikk, et ainult Tallinna kuldne ring peab elama, aga seal ka ei saada enam hakkama. Nii et palju õnne siis nendele, kes arvavad, et kui sa toidutooti ära tapad, et siis sul on kõht täis. Ei ole. See hakkab varem või hiljem kogu riigile ja kogu julgeolekule mõjuma. Ja, et kui inimene varem mõtles, et kui ta elab rahulikult maal, toodab omale toitu ülejäägi, müüb naabrile poest näiteks soola ja leiba osta või leibagi toodetakse ise, et riik tema tegemisse ei sekku, aga sekkub küll, tulevad tuuletapargid teie taga aetada ja nüüd tullakse teie aiamaa kallale ka, et palju õnne Reformierakonna valijad. Arvatakse, ja see on ainult reform, vaid arvatakse, et Brüssel on kuskil kaugel ja tegeleb mingite abstraktsete asjadega. Ei, ta tuleb täpselt nii, nagu sa ütlesid, sinu tagaaeda, sinu maasikaaeda ja teeb sulle elu põrguks. Vähe sellest, ta tuleb ka nagu koolidesse, tuleb sul lastele kallale, et õpetada neile 20 erinevat sugu, ajada absurdsusi, hullusi. Massiimmigratsiooni, see on moskoviitide tagasitulek, režiim tuleb tagasi. Et sa lõpuks ise ka aru ei saa, et kes sa oled, kus sa oled ja miks sa oled. Aga selle mõtlema paneva ütlusega tõmbame täna teemat kokku ja kohtume järgmisel nädalal. Loodame, et nii hulle asju ei suuda valitsus juulikuus veel välja mõelda. Ja ma arvan, et juulis me saame rääkida teile rahvusvahelisest poliitikast, sest Taiwani valitsus on meid külla kutsunud Riigikogu Taiwani toetusrühma ja meil on plaanis kuulata siis täpsemalt ja tore on kuulda, et Taiwani valitsus rahastab ka meie reisi, et siis me saame selle abiga targemaks. Ja aitäh kuulamast ja tehke ikka veel nii palju kui võimalik tilli ja kartult ja sibulat maha, et kartul on küll targal on ammu maas, aga teate, ma ei tea, terve mõistus peab võitma. Ja kirjutage oma aiapidamiskogemusest ka näoraamatu kontole vestlussaade Vaba sõna, kus me oma saateid üles paneme ja arutame. Kirjutage, kuidas te sest aiapidamise asjast olete Vene ajal aru saanud ja kuidas te nüüd sellega tegelete. Aga aitäh kuulamast, kohtumiseni. Kohtumiseni. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.